Nii, tere kõigile. Tähendab, esimesel aprillil Ülemsoojas kas tiiki aprilli nalja ja tekkütte see väikse kokkosaamise internetidiil, et nüüd on sääne karantiini aig ja näost näkku kokku saia ei saa ja siis võib-olla kasutada siis moodsaid vahendid on võimalik ka mõnda teemal arutada. Ja mul on väga hea meel, Piret, et sina oled sul siia, et sina oled praegusel juhul minu eeskuju, et sina korraldad Tallinna setode kokkusaamisi, koh arutada siis ägasugutsid asju, kellel siis midagi ütelda on, aga päämine teema mulle tundus vähemalt kõigil nendele on ikkagi see, et ja mändse oma seto ja mida seto tegeva või on ta kuigi teistmoodi Piret? Minka perra sa valid? Minka perra... Mia on seto, mitte kia on seto, on mia on seto. Just. Jah. Tegelikult on nagu veiga rasse eski ütelda, et mia või kia on seto. Tämba ma mõtlen, et võisi vähekene kõnelda setode identiteedi üle. Et identiteet ja siis sealt edasi juba tuleva kõik asjad, kuimudunud asju, siis nimetame peasi. Et Seto kongress ju 2002. aastal on midagi ette võtnud. See on see otsus, et andmine Seto rahvast. Ja seal kirjutati siis, et Seto oma muistine rahvas, kia on mälestatavast aost pääle eläne omal maal. Seto ole kunagi üleaitsitega tülly tykny, ega taha ei tuut, et hakkad hummen. Seto tahtvad kõik tõõse rahva tunnistasi Setode õigust olla Seto rahvas omal sünnümaal ja kõnelda oma Seto kiilt. Ja Seto kongress on kongressi vanepide kogule volituse esindada Seto rahvast kõigi ametlike asjaajamiste. Et sääne on nüüd ka kirja pantu siis säädus, koh on mõnes mõttes võib-olla sääne kuigi muudu poliitiliselt korrektselt või püütu Seto rahvast olemist vallale kirjutada. Nagu sellest oli ka kuulda, siis et Seto rahvast püüti siis tuu kirja panda selle järgi, et me oleme rahumiilse ja naabritega tülly ei tükk ja et meid peaasi tunnistama rahvana, et tuu võib-olla oligi nagu kõige päämine punkt seal, et üteldi siis kimme, et tõõse rahva tunnistasi Setode õigust olla Seto rahvas omal maal. Sellega on muidugi üks väikene häda, et kui tämba nagu arvatasi vähe identiteedi üle, et me just kui nõvame ja tõõse tunnistasi, et me ole rahvas. Minu arvu saamine on tuu rohkem ikkagi hindetiidmise asi ja sa esi saad hinnast määratleda. Ja kui alustada äkki vähekene kauepast, siis identiteet ladina keelest vist tuleb mõistest, et identos ehk sarnane
või ütesugumane. Nii et tuu peas siis olema, et saad kellegagi üttemuudu või koskilt maalt peas olema siis sääne võimalus juun vahele tõmmada, et oma siis mi ole sändse ja ti olt sändse. Ja nende rahvuste ja etnoste ja etniliste gruppide ja igasuguseid asju on veel nagu välja mõteldu. Erinevaid nimetuisi, põlisrahva viil, muistitse rahva. Ja kõigil neil on ilmselt ka määnegi erinev põhjus, et mille need ütte või teistpidi kutstas. Aga valdavalt siis mul tundus on see põhjus poliitiline. Et kas sellel nii-öelda rahval, ükskõik kas ta on siis põlisrahvas või rahvus või etniline grupp, et mändsedel siis sellest tuleneva poliitilise õiguse oma, et nende õigustega nagu proovitas siis seal vahet teeta. Aga mul on sääne tunne jälki, et Setoman või Setodeman ei ole tuu praegu nagu kõige tähtsam asi, poliitilise õiguse. Aga tuu pärast ka ilmselt me ei ole nagu mändsegi säänse rahvana või võib-olla ka valmis, et meil nende poliitiliste õiguste saamise või võtmise pärast proovitas ka tagasi tõugada seda ja ma proovitas anda meile määnestki tõissugust identiteeti, et tealt siiski äkki tõõse. Et tealt, ma ei tea, Euroopa kodaniku, eurooplase või siis eestlase. Ja ka see identiteedi nii-öelda andmine või päälepandmine või siis identiteedi kujundamine on täitsa ju võimalik ja siin on terveid programme tetas siin riikide poolt, et erinevad integratsiooniprogrammi ja nii edasi. Ja sellega on siin nagu keeruline selle rahvast olemise mõiste defineerimisega, aga enam-vähem on ikkagi jõutu arusaamale, et üks siis, kui me võtame, kas etniline grupp, mis ei pretendeeri nii-öelda rahvusele, et tollel peas siis vähemalt olema nii-öelda mingi selgelt äratuntava omaduse, mingi ütitse müütiline päritolu või ütitse kultuuritava, ütine kiil, ütitse kombe ja mis on veel tähtsam, et ütine tahtmine ütehkuu edasi minna ja midagi vahtsest ette on tähtis oma ütine kultuur või kultuuriruum. Ja kui sinna siis nii nagu meil on kongressil üteldu panda ka see maa teema mono, et meil on ütine maa, siis tuu juba viitas selle peale, et me olegi nagu rahvus, kellel lisas kõigele muule, lisas ütistele omadustele, et meil on kõik blondi ja sinisilmse, et meil on ka oma maa, mis tähendas seda, et see rahvus just kui pretendeer siis ka Mäntselegi kuningriigile. Ja rahvusele peasi siis manodlema viil
lisast maale, ütine sääne majandusruum ja ettevõtluskeskkond. Et noh, ja nüüd on siis küsimus murust selle, et kellele seda, mis setot vaja on, et kas see nagu on olema ja kui ta on ikkagi olema, siis peab olema piisavalt palju ka neid inimesi, kes tunnistada hinnast, et näe oma seto. Aga siis tekkiski nüüd jälki see sama küsimus, et kui ma nüüd olen seto, et kes tuu seto on või kellel on nagu õigus setost naada. Ja see tule ju järjest rohkem esile selle, et noh, seda on võib-olla niimoodi rohkem puuritu ja näiteks eestlaste puhul, et siin on tehtud igasugused uuringid väliseestlaste puhul, et mis nende identiteet on ja mis hetkest näeb eestlase ei ole või Siberi eestlase või ükskõik kohta kultuuriruumi elava inimese, et kaua näe hoitva siis oma identiteeti alale ja mis hetkest tuu nagu ära kaos. Et neid igasugused sotsioloogilisi uuringuid on päris ju palju tehtud selle osa. Ja tendents on ju see, et need, kes on läinud väga teiste kultuuriruumi, et mingi ao pärast enam ei ütle, et nad siis eestlase. Setodega on tämba veel keerukam olukord ju, et meid nii-öelda sellele oma esamaale on jäänud väiga vähe alale. Et kui 10% on siia jäänud, siis on höste. Aga ülejäänu on kõik mujal. Ja siis selle identiteedi on ju veel ka see, et kõik ne kultuuriruumi kohne siis seto elase või kui mujalt Eestimaalt kaie, et täpselt sama olukord on, et kui eestlase elase välismaal, et kaua neist siis eestlasi on. Noh, on ka ju arutatu selle üle, et ega selle üle, kes ma ole, inimese ju tavaelu väga palju ei mõtle. Ja noh, seda võid siis nimetada nii-öelda külmest rahvuslusest või et see ei olegi tähtis selle, et sa elad selle kultuuriruumi kogu aeg ja sul ei olegi vaja seda mõtelda, selle peale mõtelda. Tiid raadio vallale või tiid televiisori vallale kuul, et valitsuse pressikonverents ja sul tule see kultuuriruum, sul kõik kirjandus, infojuus, kõik selle kultuuriruumi ja seda võtad nagu loomulikuna. Et tuu pärast ju väga palju seto pidavad amba hinnast ilma igasuguse kahtluseta ja kõhkluselta eestlastest. Ja võib-olla kui nad ei ole see kohki mujal, siis nad võib-olla peas hinnast vindlasest või ükskõik kellest, soomlasest. Ma esi olen nüüd mõtelnud neid mõtteid ja see küsimus tule selle esile, et kui sul tekkis nagu vajadus selle oma identiteedi järgi, et tuu on mõnegi väärtus sinu jaost, et and sulle midagi, ükskõik jõudu, energiat, kindlustunnet, loomingulist inspiratsiooni,
ükskõik mida, et tuu on tähtis, siis jääd nagu mõtlema tuu peale, et kui muudu siis seda võisi alal hoita. Et ükskõik vänsest kultuuriruumist ja sellega seotud identiteedist kõnelda, siis on seal säänse kats märksõna, et rahvuslik uhkus ja rahvuslik häbi. Et kui sul on häppe tuu pärast, et sa oled, et sinu võidas panda kellegi hulka, siis tuu tähendas selgelt, et pikka pito sellel kultuuriruumil, sellel identiteedil ei ole. Kui on rahvuslik sääne uhkus, siis tekkis ju võimalus, et see kultuuriruum on elujõudne ja jääs pidama. Ja pakk siis sulle ka nagu tuleviku midagi. Nii et jah, minu jaoks omadki need küsimused, et kas seda on nagu seda seto kultuuriruumi on vaja, kas ta mulle and midagi, vastus on, et jah, teda on vaja mulle, et ta and midagi. Ja siis saame edasi, et mis siis selle hääst pead tegema. Selle, et kui ei ole seda elosat või elokultuuriruumi tämbast, just praeguse hetke oma, siis neid, kes saavad sellest kultuuriruumist tukke, kes saavad sellest identiteedist appi, et neid on nii vähe, et see abi sellelt kultuuriruumilt, sellelt identiteedilt, sellelt rahvalt kaos nagu ära. Et seda kultuuri jagus nagu väga vähestele. Et mis laulupitu sa ikka tiid, kui sul on üks laulja. Ja nii on ka siis tegemist tõiste kultuuriilmingitega. Ja kui mõtleme selle peale, et mina olen siin üle 50 inimene, ma olen väga palju juba saanud sellelt kultuuriruumilt. Aga et kestasi, siis pead ka mul latse saama midagi sellelt kultuuriruumilt. Tähendas seda, et nad pead saama mänsitki oma kultuurilisi, oma ögapäevaelulisi vajadusi just sellelt kultuuriruumilt. Kui me kaeme siin Eesti poole peal, siis mitte siis Eesti kultuuriruumist, vaid pead saama just seto kultuuriruumist midagi. Ja siin see midagi on ju tegelikult kõik kultuurinähtused. Ükskõik mida sa siis kultuurist pead, kas ta on siis ka ettevõtlus on kultuuri osa, kas sa pead siis sellest seto ettevõtlusest midagi saama, pead seto muusikast, seto tantsust, seto laulust, koskilt pead sa midagi saama, mis tundus olevat ja mida sa saad minkagi setoga kokku panda. Ja mida rohkem neid kultuurinähtuisi igapäevaselt kättesaadavalt on olema, seda elujõulisem see kultuuriruum nagu on. Nii et jah, kui nagu mina mõtlen selle peale, et kui siis seda rahvast alale hoida, et tahetasi olla seto, et neid olisi palju, siis edimene asi on, et tu pead häbi ära kaoma, sul pead uhkus tekkima ja edasi on juba see, et see kultuuriruum ükskõik see nähtusega peab nagu eloh olema. Et siit tule jälki mitme võibolla mänsegi mu hinde säänse äratundmise või seisukoha. Kõik tuu, mis puudutas siis näitusest maajavärki või muudu.
siis meil elävä kultuuris mitte ükski asi ei saisa paiga peal. Kiil muutus, muusikastiili muutus, niisama muutus ka muud. Ja tollepärast ma olen nagu päris kindla, et meil on tämbäs seto muudu. Aga mida saad nagu pidada koskelt otsapite seto moodust. Meil on vaja tämbätsid tantse. Meil on vaja tämbät aolitsi või nii ütelda neid, mis puututas just latsi, vähe suurepid nuuri, et kõiki neid tänapäevatsid asja on meil vaja. Et kui need on olemas, siis nad tulevad selle mano ja saavad sellest kultuurinähtusest midagi kasvu. Kas vähemalt emotsionaalset kasvu või päris võib-olla ka materiaalset kasvu. Nii et sellest lähtudes me oleme saanud jälki tõõse paradoksi otsa, et mis asi tuu õige on, et mis on õige seto ja kes on õige seto ja mis on õige seto rõivas ja mis on õige seto tants ja mis on õige seto laul ja mis on õige seto usk ja nii edasi, et ka asjaman tekkis see küsimine ja tekkis ka see tegelikult konflikt siis. Ja ma pelga, et see on nagu üttepidi üks nõrkus on, et kui see konflikt on nii tugev, et ega teistsugune inimene, kes on oma hindearvust tunnistas nagu hinnast setost olevat, tege midagi säänest, mida tõõse ütles, et tuu ei ole õige. Ja paradoks sais nagu tolle, et kui neid teistmoodu tegijaid, võltsi tegijaid ei ole, siis arengut ei ole. Ja see on nagu selle kultuuri surm. Et siis jääs sellest identiteedist ära kõige tähtsa osa langas ära, et tahtmine midagi üttehku edesid, et kaos see tuleviku perspektiiv või tuleviku plaan ära. Ja kui seda enam ei ole, et see on nagu selle rahvast olemise komponendi üks väga oluline komponent. Aga jälki, paradoks ongi selle, et seda teistmoodu ja vahtse moodu tulek ei ole lihtne. Ja kui ei jää neid, kes hoitva seda teist komponenti ehk seda ütist mineviku traditsioone vanna poolt, et siis see lihtsalt vahtsena asi kainap ei ole see, mis oli see vana asi ja ta kaotas nagu järjepidevuse see kultuur. Nii et kui seda kultuurikandjad on nagu hästi vähe jäänud, mida seto puhul nagu on, et siis see võitlus nagu paistus eriti silma ja nii-öelda traditsioonide või õige ja võltsi vahel. Et see või nagu jälki mingi edesviimise asemel inimesi hoopis lahku aia, minema aia.
nii et sealt tekkis siis see küsimus, et kui muidu siis panda meid setosid kokku hoitma. Ja noh, selle ongi igasuguste säändsete vaidluste, kui sa lähed nagu vähekene korgemalt ka, et seda asja keeruline ju säändsite igapäevaste vaidlustes, mis meil selle väikse rahva hulga välja tulevad, kui on keegi vähegi aktiivsem kultuuri või mõtestajad mõtles, et mis tu identiteet on ja mida ma nagu teta saa ja mida ma taha ja saia ja mida ma sellest kultuurist taha nagu saia või kui nii, nüüd juhtus see, et mina saate, aga tuli vist tagasi. Hallo, kes kõik tuli tagasi, jah? Mina saate, aga. Et häda jah, nagu selle, et ükskõik, kes siis taht nagu see kultuuri kandja või kultuuri osaleja või olla nii-öelda aktiivne ja tunda nagu uhkust kultuuri üle, siis ta sattus nagu selle kultuuriruumi suhteliselt konflikti kõrvaga. Võib-olla vähem sattus konflikti need, kes püüd lööda seda, mis oll, seda vannu nii-öelda kultuuri alustala või kultuuri hoidja. Nemad sattus võib-olla vähem konflikti selle, et nad tegevad nagu seda, mis on nagu olnud. Aga kõik need, kes tahtvad kuigi kultuuri eloh hoida ja midagi vahtsest luua, et need paratamatult sattus konflikti. Aga teistpidi on see konflikt jälgi hää, et kui seda konflikti ei ole, siis ei püsi ka see asi jälle kuu. Nii et nii nagu ma ütlen, on see üks paradoks. Ja viimane asi, mis siis rahvast nagu üte rahvuse tege, noh, tuu on seotud siis jah, selle ütleme viimatse saa 50 mooduga. Nüüd see on küll nagu ära kaonud. See on siis poliitilise õiguse, mis tuleb maast ja rahvusriigi ja nii edasi. Et kui see tunnetus on meil nagu väga tugev ja tahtmine esiotsustada asju, siis seda kõik teiste poolt võetas agressioonina hinde valduste õiguste, poliitiliste õiguste osa. Et kui selle pehmea poolega, traditsioonidega ja kultuuriga ja usuga, et sellega kuigi muud nagu lepitas, siis ja seal on ju konflikt selle kultuuriruumi hinde see, et sinna väga väljastpoolt keegi vahel ei sekka, siis selle poliitiliste õiguste või siis maaga seotud asjad. Huvitav, kas mina kaosid ära vist kogu aeg, jah? Et nende poliitiliste asjade on siis konflikt nagu väljastpoolt tekkis. Ja noh, see on siukene palju tõsisem ja tuu nõud nagu kogu selle rahva väga üksmeelselt või ennast tugevat
rahvuslust, et seal mäestki tulemust saavutada. Aga siin on ka jälki tuleb paradoks välja, et kui seda poliitilist poolt ja õigust ja nii-öelda oma maad ei ole, siis on väga raske tegeleda ka selle kultuuriga. Nii et nende kultuuriasjade saavutamisest peaks olema siis seda majanduslikku võimekust, mõnegi autonoomia ja õigus siis otsustada omi asju vist. Aga kui nüüd kokkuvõtvalt ütelda, et siis minu arvust jah, seto rahvas praegu on küll nagu seal kuskil oma arengu pooledi peal, et saia sänsest rahvast, keda kõik tõesed tunnistas ja ei pane sinna midagi siis mana ei ütle, et sa võid ju seto olla, aga sa oled üks eestlane ja me oleme pooleldi veel sinna, et need setod, kes nagu pidevad ennast seda seto identiteeti või seda, mis on seto hindamast, et aga ne oma ka pooleldi, et neil ei taha ka nagu loobuda sellest identiteedist juba, mis on nagu sooilmaga mana tulnud. Vot, see on see loo oma mul tämpäl kõnelda. Nii, kas meil kullajatel on mänsidki mõtted tulnud või tahtva kõik mulle kuigi muudu vasta vaielda või midagi ütelda? Vasta vaielda oli jo midagi. Vanaoline kulttuur ja hiljainen kulttuur on väga raske asia sieltä maailma. Mitä ilmaki õige pulga peale panda. Üks ütles, et seot muutu, tõne ütles tõist muutu ja üks pooltame kõik äike. Et ma arvan, et Piret, sa oled ka vist sellega nagu päris kõvasti kokku puutunud igasuguste asjadega, et tuu ju tege säänse väga imeliku või kehva tunda, et sa nagu hakkad siis hinnast tundma, et mida ma siin siis tsusi, et kui ei taha, siis ei ole vaja, siis ma ei tii, siis midagi, tekkis siis esi. Et kui nii targavad, et see tunne nagu nii tekkis, selle vasta ei saa. Ja kui sinna tuleb veel mingi muu asi ka, see on mitte niivõrd kultuurilisega seotu, aga mänsegi meil seto, me oleme hästi kadeda, et selle höste siis ega meil tuu väga ei meeldi, tahame, et meil läsi höste. Et kui sinna tuleb veel sellele kultuurilisele otsustamisele, et mis on õige, mis on võlts, kas sa oled õige, sa oled võlts, sa oled, ma ei tea, mis sa üldse õiendad, sa oled Tallinnast või ükskõik, mis põhjus lõvet on ju. Et kui sinna maha tule ka see, et üleüldse, et näed sulle teski hästi, mis sa siis nüüd tahad veel siin midagi teeta, et siis on meriti kehva tunne. Nii, aga mis siis saa? Viskaan pyssää nurkkaan ja... No ei ole lahendust, ma ei saa juurde. Sa oled ülemsoolista. Sul tuleb imahava lahendus. Ei mul oli nagu väga suure plaani, jah, et mis mul Pekol oli. Et seto rahvast tuleb ühendada ja aga üts pead midagi tegema. Et ma olen nagu väga hää ja väga suure plaani, aga edusammu või hakkama saamine säänse käsuga on nagu keerukas.
et vahepeal tundus, et mõni nagu võtt kuulda. Aga siis seal tundus hetkel, et järgmine tund, et vastupidi, vaja nagu lahku kakku ja käega käest, et ma ei tii siis midagi. Aga noh, teisest küljest jälgi on ju väga hää, et meil see küsimuse üldse tekkis. Et kui neid ei ole, siis oleks juba ammugi niisugune väldasugune. Et nagu ma juba enne ütle, et see on nagu hää, et kui see konflikt on see. Aga kui sa seda sihukest nii-öelda, kui muidu seda nii-öelda kontrollitud tuumaplahvatust siis hoita niimoodi ütekuu, et ta ei plahvatasi, et ta kogu aeg justkui plahvatas, and meil elektrit ja energiat, aga et ta siis nüüd seal nagu Tšernobõli katus minema ei lendas. See on see suur kunst. No võt. Edina, mis sa teed seal? Küsi su käest eesti keele. Pane oma hääl sisse. Ootam. Väga huvitav. Ma panen Antsu magama samal ajal, sa oled nagu unejut seal tagapool. Aga jah, minul on ka tegelikult küsimus, et näiteks mina tean, vaata nendest mustlastest Ungaris, et nad hakkasid tegema ju seda akadeemia võttis siis ette, et neil on samasugune seis nagu teil, et iga külas on erinevaid need keeli või noh, ja siis nad hakkasid tegema seda keelt ja siis on see, et kas ei ole mingisugune arengukava näiteks, et kuidas nagu setod ise mõtlevad, et kuidas võiks seda kultuuri nagu arengukava näiteks mingi järgmise 50 aasta, et kuidas siis tagatakse seda, et lapsed räägivad seda keelt või kas me oleme veel selles seisus, et me ei tea, kas see on keel nagu millal nagu jõutakse sinna nagu saamid või kas on mingisugune nagu kava? Seda ma ei ole ju kursis tegelikult väga. Edina, kas sa seto keeles said aru, kas ma või jätkata seto keele? Jaa, absoluutselt. No, hää. Et Edina on selles mõtte hää meil vestluskaaslane, et ta on hoopis ungarlane ja elas Eestimaal ja elas ka Setomaal. Et sääne multikulti. Aga Edina, su küsimuse, Manu, kui nüüd vastada õkkvalt setode kotsil, siis tõõmeeli on ma ikkagi seal Vildiil, et me maadleme sellega, et kas seto kiil on kiil, on ju, alates omavahel tapleme viil, siis vaidleme nii-öelda Tallinnaga või Eesti Keele Instituudi ja Eesti keelepoliitikaga, siin tiimi kuuhtööd võrokestega ja teistega, et seda jõuda selle keele staatuseni või tunnustamiseni, nii mõlemalt poolt selle, et keelega seotud küsimused, sa puudutasin keele normiirimist ja muid asju, et nii-öelda keelepoliitika küsimus, et neid kuigi muudu otsustada või lahendada, et nõudma kõik raha selle, et sellega pead siis keegi tegelema hakkama, nii-öelda määnegi instituut, et keelega on seotud haridus, teadus, kõik muu asjad. Kõik muu, jah. Et kuigi kiil esihindest ühte rahva jaoks ei ole nagu kõige tähtsam tunnus, aga keelega on ikkagi vähemalt seto
seto rahva puhul on kiil on väga tähtsa selle, et seal mitme kultuuriilmingu, mis meid nagu ühendas oma just keeleliselt seotu selle, et meil seda vahtseba asja on nagu vähem pääl, mis võib-olla nii keelega ei ole seotud, et meil nii-öelda oma klassikalist muusikat või nii-öelda seda moodsat muusikat ja kõik on veel vähevõitu, et meil on ikkagi see suuline või keeleline traditsioonil põhinev seto leelo on veel tuu, mis on meil see identiteedi alustalasid. Nii et selle keelega tegelda et on vaja seda tunnustust ja mille me tiilsin, kas meil seda sisemist jõudu nagu selle eest võidelda jagus, seda ma ei ole nagu väga võib-olla optimist, aga ma vähemalt olen üritanud, olen käinud siin igasuguste eesti keele strateegiate kujundamisel ja seal sattunud halba nimekirja, et teisest küljest ütleme, et siis Tallinna keele inimese ei taha nagu väga ka vastuollu minna, sest neil üldisem kohustus on tegelikult ka nii-öelda nendel tõlgendusel siis nende keelevormidega tegeleda ja neid hoida, et nad ei saaks siis päris nagu konflikti ka minna avalikult ja ütelda, et seto kilt ei ole olema ja temaga me üldse ei tegele. Et midagi nad peavad arvestama, aga see järgi andmine või nõustumine tuuga, et seto kiil on kiil ja et selle alalhoidmine on või väga suure küsimärgi all selle, et keelekõnelejad, keele edasiandid ei ole kõiki seda kirjandust ja keelega seotud asju tänapäeval, et seda vähe, et noore ei saaki selle keele üldse nagu midagi või nii-öelda seda keeleruumi ei olegi neil noortel, mis tähendas seda, et ta sures välja. Nii et see on nagu üks asi, et me oleme tiil sinna mõtte ja kas on nüüd strateegia, strateegia keele osa ongi see, millest ma kõnelisin, nii-öelda eesti keele, me oleme selle eesti keele strateegia all mingil põhjusel. Ja selle poliitiliste põhjustel ta ei ole kiil, Tallinna puud ka ja meil hindel ju ei ole siin võimekust, et kes siis võtta ette, et kes rahastas seda. Meil on küll Seto instituut, aga see on ka riigi rahadega jälgi, et sinna saada seda nii-öelda keeleinstituudi võimekust, selleks selle tuujast raha ei anta. Ja nüüd viimane asi see, mis puudutas nüüd seda, et igal nulgal omal kiil, igal sirgul oma kiil, siis jah, me ei ole nagu sama olukorra, et Eesti üldiselt lahendati see ära kirjakeele tegemisega. Kui nüüd aus olla, siis seto rahvast nagu selle kirjakeele tegemisest väga osas võtta. Seal oli siis lõuna-eesti keele, mis on siis, mis ta iganes ei ole, et too oli nagu meile lähendasem kiil ja võitjast oli Tallinna kiil, et selle võitluse tulemusena on muidugi ühtlustatud ja enamus suure peaaegu Eesti kodanikest ei mõistagi enam määnestki põlist kiilt ja mõistvagi on eesti kiilt või mõistva eesti kiilt juba kehvasti ja kõneles inglise kiilt rohkem. Et see seto keelerühm on nii väikene, et kui siin me hakkame nüüd praegusel hetkel seda ka standardi alas suruma või tegema ütte kiilt nagu eestistati, siis ma pelgan, et see on rohkem selle keele surm, et me pead siin löödma Mänsigi tõese lahenduse. Me pead löödma Mänsigi tõese lahenduse, et mitte ära standardiseerima, vaid see lahendus on selle, et see seto kiil ongi hästi mitmekiilne kiil. Et seal ongi palju kiili, et ei ole mõteldav, et
viis laossina keele kõnelejat panda nüüd opma Luhamaa nurga kiilt, et jääb siis laossina kiilt kõnelda ei tohi ja nüüd pead oppa ennast ümber siis laossina keele peale või noh, piltlikult ütle. Ei, ma saan sellest aru. Et selle ma olen nagu sellest keelestandardi tegemisest nagu ei ole usku sellesse, et ma arvan, et seda tule üks nii-öelda seto kehakiil, et seda ei tule. Aga no sellega seoses tekib selline küsimus, et kui palju on see ohutunde üldse inimestel on, et näiteks ma tean, vaata, ma olen käinud hästi palju kordi seal Handimaal, neil on veel hullem olukord juba praegu, et keegi põhimõtteliselt ei räägi, ainult vanad inimesed ja noored, no et võeti ette, et nüüd kõik need karu, need täied siis tõlgitakse vene keelde ja siis hakkavad nagu mängima need noored nagu vene keeles, aga see ei ole ju enam see. Aga noh, ükskõik, aga nagu ma ütlen, et neil ei ole mingit sellist tunnet, et sellega, et keel kaob, et sellega mingit suurt kaotus oleks, et nagu see küsimus ongi see, et kas on nagu setod ise tunnetavad seda, et see on mingi oht või no pohhui on ju, et meil on ikkagi omad laulud saab ära õppida, mis siis, et ma ei saa poolest asjast aru, on ju, mis seal lauldakse ja no saad aru, mis ma tahan küsida. No saan aru täpselt, jah. No vot, see on tegelikult sellest teemal ma kõneli ka tämba juba. See on see rahvusliku uhkuse teema, et kui sul seda näiteks praegusel juhul siis kiilt, seto kiilt, kui seda seto kiilt ei ole vaja selle rahvusliku uhkuse jaost, siis sul teda ei olegi vaja. Et küsi suvalise eestlase käest, et mida tu Eesti identiteet tähendas, noh, tavalise olude, et siis täiesti nagu rasku, mis see puutus asjast, mina ei mõista ütelda midagi, mina ei tea. Noh, et tema jaost ei ole tähtis see. Aga kui Eesti oli laulvev revolutsioon, oli fosforiidisõda, siis kõik tiisi, eestlane olla on uhke ja hää, noh, ja siis hakati mõtlema, mis see on, et see on meie loodusvara ja võitlus fosforiidi vasta, see ühendas ja siis tekkis nagu see hirm. Ühtepidi hirm millegi kadumiseis, looduse rikkumise pärast ühend siis ja ühend rahvuslikult ja pandi sa võitlema selle eest. Et seto keelega on sama lugu, et kui sul terve kultuuriruum sul latsest peale eestikiilne, siis mis hirm sul saada tekkida sellest, et mis sa kaduda saa. See ei puuduta sinu. Et kuna see ei ole su uhkuse osa, siis seeärakaos ei puuduta üldse sinu ja sul ei tekiki seda hirmu, et sa saad nagunii asjadega hakkama. Hirm on sihukestel minusugustel papidel, kes mäletas mingit säänest teistsugust haigu ja kes oma kultuuriliste vajaduste või oma uhkust ammutlas sellest keelest. Et nendel on hirm ja sellepärast selle hirmu pärast on võtla mul ka siin praegu hameh säle ja Kiior peo, et jah. Peko siis ajab sind taga, ühesõnaga. Jah, sellest Pekost peasi tegema hakkavad eraldi jutuajamise, et see on ka nagu väga huvitav teema, kuhu on ka väga palju arvamusi, nii nagu ma ütlen tämbe selle nii-öelda identiteedi puhul, et ei ole olemas äänest, ütleme, et kindlat ära tõestatud valemit või reeglit või kogu aeg inimese mõtluse välja vahtsed reeglid ja vahtseid sõnastusi ja tulenevalt siis oludest, et mis ne olu on. Et sama on selle Pekoga. Et jah, mina ütlen, et jälki, et
miatu Pekko on, ma ütlesin niimoodi ka, selle, et üldse nagu arvusaja definitsioonist või kui sa viskad sõna Pekko välja, mida ta tähendas, kui Pekko aja sinnu taga või et mida ta tähendas siis, et sellel Pekkol on ka jah, nii palju tähendusi, aga moodust, mis ühendav on see, et ükskõik, mis selle Pekko tähendus ka ei ole, on ta latse nimi või on ta rahvuseepose kangelase nimi või on ta jumala nimi või on ta nuku nimi või on ta puusliku nimi. Ükskõik määnest tähendust talle anda, ükskõik mis tähendus selle Pekole anda, on see kõige suurepa üldisema tähenduse, mida võisid nagu julgebalt kasutada, on see identiteedi osa või kultuuriline eripära. Et ega haanimehed nagu Pekost kõnelda väga ei saa või tartlase, põlise tartlase või tallinlase. Et Pekost ükskõik mis kujul saavad kui nii umast kõnelda seto. Ja selles mõtte olen suga nõu, et Pekko aja takkast. Ükskõik mäleda. Ja ma arvan, et neid identiteedi jaost olulisi ehk sändsid kultuurinähtusi, ükskõik mis ta on ettevõtlus, ükskõik kost, mida teistel ei ole, mis on õnne nii oma, neid pead nagu tänapäeval turundama õga nuka alt ja kasutama õgal võimalikul viisil ja moodul. Väga hää, et tehti Pekko lavastus, väga hää, et on raamat kirjotatud, väga hää, et latsile pandast nimest Pekko. Mõgust, jah, see on nagu Pekko mingih mõtte on synonüüm setole. Mia on seto ja mia on Pekko, et ne mia asja, mitte kes või kie, mia asja oma nagu suhteliselt synonüümi, et neid või nagu panna sinna ütte patti, mille asja nimi, minka nimi on seto. No nii. Kes taht sõna? Ma tahangi veel paljuda säänest asja, et säänse kõnelemise nagu sul parhilla käända oma väega vyö ja säänsit inepolle. Parhillat seal ei serelitel ao. Aga sa anna varhappa tiiga, et tänne jutusse õdat tuleb, tuupärast, et käänbad on liisna kildama. Tiiga on nii nagu väga huvitav ja ma arvan, et inimesi võisi olla palju inepolle käända omsi. Et ma ei tea, et eks sai juttu aetus, et ma nüüd selle salvestuse ka üle ja ma tiida järelkaedavast siis, kui te olete nõu. No ja mu sueng on juba muidugi pesemata siin ja kangimata juba 3 nädalat, aga nagu ükskõik. Ei no, aga üteldi ju, et tämba kuulsa ju uudist või oldu eela, et nüüd võid, muidu ütelda, et mõska kässi ka kõik, mõska kässi ja nüüd võid juba dušal ka käiva. No ma homme lähen sauna. Nii, aga kuule, sõbra, aitüma, et tämba oliti siin märgatama kõigile teile edenemist, saldmist, hyvää tervist ja näeme jälki. Näkemist.